Äsja jagatud Eesti muusikaauhindadel oli Babylõust taas üks parima hip-hop-albumi nominent. Kui projekti resotsialiseerumine esimene osa Valge lipp valiti 2016 Eesti muusikaauhindadel aasta hip-hop-albumiks, siis Must lipp piirdus seekord nominatsiooniga. Kahtlemata on aga just Babylõust Eesti räpi üks skandaalsemaid kujusid. Mees ma näen so vittu, miks sa püüad seda varjata. Üks räppar, kaks räppar, kolm räppar, neli. Teemasid võib võtta ükskõik kes, aga Babylõust ta enesetaust on kindlasti see, et kuna ta on istunud kinni, kuna ta, ütleme, elutee on piisavalt keeruline olnud, siis kas see just gangstaks teeb, aga pigem tal on kriminaalne minevik ja kui tema neist teemadest räägib, siis ta räägib sellest juba kogemuse pinnalt tunduvalt veenvamalt kui keegi teine, sest suuremale osale Eesti nii-öelda gangsteritele ja räpparitele tuleks tohlaks vastu pead anda ja küsida, et mees, mis teed. Fuck kapo, nad ütlevad relvaga, kuidas sa relvata elada tohib, nagu Plato. Babylõusta taust ja minevik tuleb muusikas väga selgelt läbi. See on väga selgelt läbi tunnetatud. Babylõusta maailmatunnetus on väga luuleline ja ma arvan, et Babylõusta kõik 3 albumit on lüüriliselt, usutavuselt Eesti hip-hopi tipptase. Pole isegi küsimust. Babylõusta on üks paremaid räppareid, kes meil on mõnes mõttes. Mis seal selle taga on, selle mehe enda sees, seda ma rohkem ei oska sulle paraku öelda. Aga kindlasti on ta räpparina täiesti super. Meie kohtusime Babylõustaga paar päeva enne saatuslikku nädalavahetust, mille relvastatud poeröövikatse ta trellide taha tagasi viis. Ma juba 10 aastat tagasi ütsi, et see sitt müüb hästi 100 laipa aastas rohkem kui siin salmis üürdähti. 10 aastat tagasi, ütleme või rohkem, aastal 2000, kui ma läksin vangi, olin ma 6,5 aastat reaalne gangster. Ehk siis, ma ei tea, nad ütlevad vannabi gangster mulle enne pidevalt siin. No, öelge, mida tahate, tegelikult ma olen toonud vannabi gangster. Saate aru. Ehk siis vannabi kriminaal olin ma ei tea, ma olen toonud vannabi kriminaal nüüd. Kuna kui ma vangi läksin, siis võib-olla olin ma vannabi kriminaal. Ma tahtsin olla kriminaal, tegin pätti, aga nüüd ma olen toonud vannabi kriminaal. Siin riigis kriminaaliks saada on lihtne ja see on muud tragöödia, mille mööd skala on Richter. Minu eeskujud olid retsidivistid, et ma kasvasin sellises keskkonnas. Ja isa ees, kui mul ei olnud ja siis olid seal igasugused, kes olid pikalt istunud tähistatoveeritud tegelased ja nemad ma sain enda nagu eeskujuks ja ma tahtsin ka nende sugune olla. Mu tee kulgeb tagasi Kukru kaitsesse. Laetud magasin ja peast sukk mul. Ja kogu pasapagasi ühiskonnale kui linnu pojale ma oksendan tagasi kurku. Shit! See hip-hop stiil on siin samas. Vaata, ma vaikselt tegin oma seda räpi asja ka kunagi kogu aeg, aga see läks üle siis, kui ma saan selle 5 aastase paugu vangakaristus ja siis ma olin 22 aastane. Ja see pani mõtlema veits, et oleks vaja nüüd hakata tõsiselt tegutsema. Midagi vaja teha, et ma ei saa seda 5 aastat niisama tuuldega sealt. Ma hakkasin kirjutama tõsiselt kohe. Kui me saime Toe Tagi vanglasse esinema, mis oli minu jaoks selline, ma kirjutasin projekti vanglas, et saada Toe Tag esinemisele. Ja see rahastust. Seal vanglas me olime salvestanud väiksed demod ja mis me andsime nende kätte. Ja kui Revo ütles mulle, et nad tahavad plaatina, see andiski selle paugu, et nüüd on õige aeg, nüüd tuleb liikuda. Siis ma arvasin, et jes, ma olen õigel teel. See halb olukord pöördus minu kasuks. Ma pöörasin ka nende kasuks ta selle ja ta on ikkagi kasuks tulnud. Et jah, et sellepärast ei peaks nagu mingid noor alge räpparid selle jälgima seda. Vot nii, poigust väita, et ma ei ela hip-hopidest, kui ei võta eeskuju tipp-troppidest, et sa veega ootud kui sit-potisest. Ma alan oma biiti, mitte stampi toksidest. Uulitse geenid nõuavad must konti, sest veri mu veenis pärineb ära Saarepõrgu tontidest. Ikkagi sa ehaldad mu crime story't, sest su oma story'l pole mingit story't sees. Ma resotsialiseerun siiamaani. Siin vahepeal ikka üks tagasilööke, et selles mõttes, et ma olen resotsialiseerunud, aga ma ei tea, eks see minevik ikka jälitab, see ei kao kuskile.
kui tähkvöör röövlina longid neid suurlinna teid. Ja nüüd ma tulen koju mööda sõled, mul selja taga Babylon põleb. Tea, et see siin on mu vihakõne, nii et põle Babylon põleb. Aga ma olen viimasel ajal täiesti hoidnud neist asjadest. Ükskord mul siin läks jälle väikseks madinaks ja ma tundsin ennast nii halvasti kogu selle värgi pärast, et ma olen nagu eemal olnud kõigest sellest. Ja siis ma tundsin, et täitsa kuradi jamares, ma olen... Et see on nagu niisugune tagasi langemine, et see on nagu, see ei sobi. Et ma olen palju kõrgemal sellest, et ma ei peaks seda tegema. Kogu see asi, kogu elu on mõjutanud mind täpselt siia, kogu mu loomingut. Aus olla, et oleks ehe. On lugusi, kus on väga... et ei ole midagi varjata. Ema enam ei jaksa, märatsev poeg elab hullumajas, aina suuremaid paragrahve ampsab, eeskujuks retsidivist ja on täiesti ilmselge, et ka pojast üks päev retsidivist kasvab. Ma olen olnud sulle halb poegisa. Näiteks isale, mis on siuke, see tal nii isiklik, et ma üldse ei tahtnud teda välja andagi. Toodi kirstus isa, nüüd seisan su haual, saan sulle öelda, et ma olen nii neetut väsin. Laivis ma seda lugu ei tee, minu arust ta ei sobi sinna keskkonda või kuskile, kuskil klubisse niimoodi esitada. Isa vaata, Andrus Elving, räppär ja luuletaja vangla müüride tagant. Andrus Elving, poeet toodi käed raudus kunstimuuseumisse. Andrus Elving, vangla poeet üllitast luulekogu. Ja ma tean, et pean tooma selle raske kivisoo hauale. Kuid ma ei tea, kui kaua veel ma suudasin uuesti matta. Nii et lase kivi olla mu südame tunnistuse kanda. Kuigi Juhan Liiv on ütlenud, kergem on kanda kaljusid, kui südame tunnistust halba. Kuid lase kivi olla, oota natuke isa. Tõepoolest loodan, isa, et sa suudad mulle selle andeks anda. Sind ootasin ma koju. Ma ei teagi, kus suunas ma praegu lähengi, ausalt öeldes, kui ma seda uut albumit teen. Et need 3 albumid, siin on Must lipp, Valge lipp ja siis 32 kuupi, nad on ikkagi suht sarnased minu pärast. Seal on ikkagi see mäss ja kõik on sees süke. Mida sitemad on ajad, seda vingemaks läheb kunsti. Et nii ongi. Ja siis see tuleb ka esile ka räpis. Ja viha läheb muidugi see ka, et rahvast ei kuulata üldse. See on muidugi klišee kõik, mis räägime, et rahvast ei kuulata. Ja ei kuulatagi. Et meil tekitatakse vastasseis hästi palju ühiskonnas, et siis tegelikult selleks, et mingit võimu säilitamiseks. Et tegelikult kedagi ei huvita, et meil siin läheks asjad paremaks, et tegelikult huvitab, et kas on ainult iseenda perse päästmine. Et vabandust, nüüd ma hakkasin ropendama selle täitsaga. See mõjutab mind ja ma olen lihtsalt, ma tunnen või tajun seda teistmoodi lihtsalt võib-olla äkki natuke tundelisem inimene kui mul, kuigi võib-olla ei paista välja. Aga ma olen tundeline inimene, väga tundeline. Vabanda, et armastan, ma annaks tagasi kõik tunded, kuivad süda vabastaks need. Tunnen, kui see elutung pakatab seed, sa tead, mul on vaid 2 armukest ja pool saladus see. Nüüd mul jalge all taevas ja pea kohal ma. Ehk sa nüüd pööraksid tagasi need, kas Andrus Elving, keda armastad sa, või Baby Lows, see, mida laval mees teeb. Jah, see Loustmobil, see tegelikult me poleks elu sees uskunud, et see asi nagu sellised tuurid üles võtab. Me lihtsalt tahtsime laivile niimoodi minna. Ja sellest siis tulime laivilt tagasi, järgmine tõmmati mind maha ja siis panin selle pildi üles, siis see oli nii naljakas, kuidas need politseiautod seal taga olid. Ja see kogus nagu sellised tuurid üles, sellest tulidki mõnusalt laava. Aga ütleme, inimestele meeldib lugeda sihukest, kui ma nüüd läheks näiteks, ma ei tea, teeks mingit heategevust või midagi, see ei jõuaks elu sees kuskil, keegi kirjutaks sellest. Kuigi just peaks sellest kirjutama. Näiteks kui me Itaalias käisime seal, kui kiirteel sõitsime, kus on nagu kiiruse piirangud, nii palju kui auto välja läheb, võid lasta. Ja siis tõmmati sellest, meedia tegi sellest sellise asja, et ma sõidaks nagu Eestis, oleks tehtud see asi kogu. Ja siis nagu kogu see värk, miks me Itaaliasse läksime, me ei tea, seda üldse ei uuritudki. Kui me läksime Itaaliasse, siis see oli esimene kord, kui me läksime itaallastega kokku saama muusikat tegema, et seda connectionit looma. Ma kirjutasin ka pärast sellest, et praegu tuleb esimene live siin Itaalias ja kõik see, et miks te seda ei kajasta, et see ei müü. Raido Tallinn con Thomas che sembra toca, retine cristalline, la vita mi sembra loca. All in ja ma callin, su status quo rapper ja vana tallan jalge alla. Ma olen uus kool, vana kool, hardcore rapper. See hip-hop, siin on muu pool rapper. Gira alla larga, la pistola è calda. Vaata, mis teda saab, tegime isegi laivi selle Itaalia publik nagu võttis vastu niimoodi, et eestikeelne räpp ja nad olid nagu pöördusid.
väga huvitav. See koostöö jätkub kindlasti, et pärast seda on siin Itaalia päris mitmed räpparid kirjutanud mulle, et kollabod. Ma ütlesin, davai, et kui ma sinna tulen just, et siis teeme. Itaalastega koostöö tuleb Babylowstal nüüd küll teadmata ajaks edasi lükata. Kui soovite endaga mehe muusikaga paremini kurssi viia, siis praegu on võimalik soetada plaadifirma legendaarne kodulehelt digitaalselt koos kõik 3 Babylowsta albumit. Hinna saab määrata igaüks oma südame järgi ise.